Daamid ja härrad, tere tulemast kuulama Noorteseire Radari podcasti. Minu nimi on Roger, olen selle podcasti mootoriks ja mul on hea meel tervitada selles episoodis, mis kannab järgnevat pealkirja Noorte valdkonna kvalifikatsiooninõuete protsess ja valdkonna väärtustamine. Külaliseks Airi Park, kes on siis Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna, noorte valdkonna töötajaskonna peaekspert. Ma lasen nüüd korraks teil mõelda, mida te just kuulsite, aga tere Airi. Tere Roger. Kuidas töösuminas läheb? Ma eeldan, et tööd on palju. Oi, tööd on ikka palju, aga palju põnevat on käsil. Väga hea, sellest me täpsemalt saame rääkida ka, mis see põnev on. Ma alustan sellise võib-olla üldisema küsimusega natukene, et kas ja miks sinu hinnangul noortevaldkonna väärtustamine ühiskonnas ei ole veel seal, kus ta võib-olla olla võiks? Eks sellel on palju põhjuseid taga. Valdkonnas tehakse väga olulist tööd, aga tihtipeale võib-olla ei saada ühiskonnas liiga täpselt aru, mida seal tehakse. See on väga erinev üle Eesti, mida näiteks noortekeskuses tehakse. Ja siis on ka raske seda, ütleme, ühtsete sõnumitega seda väärtust tõsta või ühtlustada. Kas on mingid sellised võib-olla enim välja tulevad ilmingud ka, mis seda võib-olla kuidagi iseloomustavad, et see väärtustamine ei ole veel seal, kus ta olla võiks? Jah, ütleme, ma toon siin kohe ühe poliitilise tegevussuuna, millega aktiivselt käimas on mitteformaal- ja formaalõppe lõimimine. Ehk et on nüüd kohustus mitteformaalõppes ehk ka noortevaldkonnas toimuvat arvestada õppekava täitmisel. Ja sealt on ka uuringutest on saadud tagasi, et liiga palju ei usaldata võib-olla seda, mida valdkonnas tehakse. Ehk et see on üks selline näide sellest, et me vajame seda ühtlasemat väärtustatust, usaldusväärsust, kvaliteeti, need on sellised olulised märksõnad. Kui võib-olla siin minutike veel peatuda selle mitteformaali ja formaali lõimimisega, siis kes näiteks mind teavad, ma olen olnud ka noortevaldkonnas mõnda aega ja see teema on ka läbi käinud minu laualt, kui ma veel töötasin Haridus- ja Noorteametis. Ja see ei ole ju vana teema, see ei ole uus teema, et seda on pikalt räägitud, et võib-olla mis hetke siis mündi külg on nagu kõige aktuaalsem seal kontekstis, kus sa ütlesid, et nagu kohustus on arvestada mitteformaali formaalis, et kas me oleme hetkel veel seal, kus siis noortevaldkonna kontekstis või siis mitteformaalõppe kontekstis me peame natukene veel nagu lehvitama, et hei, meie ka siin, või on kuskil mujal nagu see tulvavesi taga kinni hetkel? No tegelikult 25. aasta 1. septembrist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus jõustus, ehk et kohustus nüüd sai aktiivseks, ütleme siis nii. Võimalus on aktiivne olnud paarkümmend aastat juba. Aga nüüd on need järgmised, nagu sa ütlesid, tulvaveed, et võib-olla seal on nüüd järgmise sammu taga on see, et kuidas siis ikkagi arvestada, kuidas teada saada, et noored midagi õppisid nendest protsessidest, kuidas nad on mõtestanud neid tegevusi. Et huvihariduses on see veidi lihtsam läbi õppekavade, noorsootöös veidi keerulisem. Ehk et kogu see protsess vajab nüüd väga aktiivselt tagant tõukamist, läbimõtlemist, aga õnneks on mitmed protsessid ka töös. Väga hea, ma loodan, et lähiaastatel see tulvavesi siis tuleb metsikutes kogustes. Aga kuidas sinu hinnangul mõjutab valdkonna madal väärtustatus siis töötajate motivatsiooni ja samas ka teenuste kvaliteeti? Eks need on ju omavahel tegelikult aktiivselt seotud, et kui valdkonnatöötaja ei tunne, et sellel, mida tema teeks, oleks väärtus lisaks noortele, noortelt saavad nad on räägitud, et noortelt saadakse väga head tagasisidet, aga kui näiteks ei tunta seda väärtustatust poliitikute seas kohalikul tasandil näiteks, siis eks see motivatsioon näiteks täiendusõppe osalemiseks, ülikoolis õppimiseks ei pruugi alati käia siis käsikäes sellega. Ja see siis omakorda mõjutab ju kvaliteeti, et kui valdkonnatöötajad ei ole professionaalsed, ei tea väga täpselt, mida nad teevad, tunnetuse pealt võib-olla, noorte tagasiside pealt, et siis see ebaühtlane kvaliteet võibki jätkuda. Mitte, et see ei tähenda, et nad head tööd ei teeks, aga lihtsalt ongi väga erinev see, mida tehakse.
Võib-olla selline natukene kõrvaline küsimus ka, aga kas on teada näiteks omavalitsuseti üldse seda, et kui palju siis valdkonnatöötajatest on vastava eriala omandanud näiteks või siis täiendõppes omandanud endale lihtsalt kvalifikatsiooni? Jaa, ikka. Tegelikult meil ongi uuringud, mis seda ütlevad, kuna andmebaasi meil ei ole, mis töötajate kohta ülevaadet annaks, aga 23. aastal valmis noortevaldkonna töötajaskonna uuring ja see ütleb meile päris hästi ülevaate, et kus seisus me hetkel oleme. Meil on ligi 12 300 töötajat valdkonnas ja kui ma nüüd õigesti neid arvusid ütlen, kõik saavad siis kontrollida pärast, olenevalt siis ametipositsioonist on ikkagi kolmandik vähemasti need, kes ei ole pädevustega või täiendusõpet läbinud või ülikooli õpinguid läbinud. Et siis tööd natukene veel on selles osas. Aga millised need peamised erinevused noortevaldkonna töötajate staatuses on võrreldes siis näiteks haridusvaldkonna spetsialistidega? Vot see ongi see asi, et me räägime tegelikult terviklikust haridussüsteemist. Ehk et me kõik toetame noore arengut, aga haridusspetsialistide puhul on justkui, või mitte justkui, päriselt ongi seaduses ära ju defineeritud, kes ta on, mis pädevused tal peavad olema, mis diplomid peavad käes olema ja kus ta siis töötab. Ja see on ju kohustuslik haridust omandada, eriti nüüd siis kuni 18-aastaseks saamiseni. Aga noortevaldkonna töötaja ütleb ainult kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, et noorsootööd tuleb korraldada ja sisuliselt väga muud ei ole. Ehk et tegelikult see staatus on ka väga erinev. Et alustades sellest, et ametnikud, kes noortevaldkonna arendamisega tegelevad, võivad olla nii haridusspetsialistid, kultuurispetsialistid, sotsiaalspetsialistid, miks mitte. Noorsootööd võib-olla tehakse kultuuriasutuste all. Noortekeskused loomulikult, see on nagu tavapärasem viis, huvikoolid samuti, aga siis ongi see staatus ongi väga erinev. Kus töötatakse, kellena töötatakse, milliseid pädevusi omatakse ja nii edasi. Kas seal natukene võib olla staatuse kontekstis küsimus ka selles, et kuivõrd oluline noortevaldkond kui teemavaldkond ühe omavalitsuse jaoks on, sest see on ju omavalitsuse pädevuses, seda ise edendada, võrreldes, kui me võtame väga otseselt haridust, kus on riiklik panus suurem kohalikule omavalitsusele, et kuivõrd see siis rolli mängib, et otse öeldes, kes pukis on? Loomulikult, et kes pukis on, kes mis prioriteet seab valdkonnale ja noorte arendamisele. Ja siin, mida sa ise ei maininud, aga ma ütlen siis ise välja, et haridus on ju kohustuslik. Noorsootöö, noortevaldkond ei ole kohustuslik. Ehk et see on selline, ütleme siis võib-olla lihtne viis muudatusi sellel ka ellu viia. On ta siis erinevate pakkujate mõttes, vähendame pakkujaid, suurendame pakkujaid, töötajate mõttes on ju raske tegelikult, ma arvan, et me kõik oleme valdkonnas kuulnud, et on raske leida neid inimesi, kes noortega töötaks. Ja jah, kindlasti. Aga nüüd noortevaldkonna kui terviku selline maine viimase 10 aasta jooksul, milline see kõver siis on? Kas ta on selline üles-alla või ta on selline sirgjooneline tõus? Kuidas me sellele hinnangu saame anda, milline on noortevaldkonna maine nüüd võrreldes 10 aasta tagusega? No siin ma hetkel saan öelda ainult isiklikku tunnetust. Isiklikult ma arvan, et maine on tõusujoones, aga õnneks ma ei pea varsti enam ainult tunnetele, kõhutundele püsima jääma, vaid me tegelikult tellime ka haridus- ja noortevaldkonna maineuuringut. Ehk et saada sellist lähtepositsiooni teada, kus me hetkel oleme ja teha ka potentsiaalselt järeluuringut mingi mõõdudes, et kuhu me liikunud oleme. Kuna mainet erinevate uuringute või ka üliõpilastööde raames mõningal määral ikkagi on uuritud, natukene teada saadud, aga see on selline hetkeseis väiksema sihtrühma kaasamisega ja nii edasi, et see tegelikult sellist laiapõhjalist ülevaadet meil valdkonna mainest ei ole hetkel. Aga kohe varsti on tulemas, nii et siis saame loodetavasti juhuga hüpata õhku. Lähme korra siis kvalifikatsiooninõuete peale. See on kindlasti kirgi kütnud teema, aga mis oli see peamine motivatsioon üldse kvalifikatsiooninõuete
väljatöötamiseks noorte valdkonnas, kes seda kannustas, kas see oli selline rohujuure tasandilt üles tulnud või natukene ülevalt alla, räägi natukene sellest taustast. Hea meelega, see on selline südamelähedane teema, millest ma võiksingi rääkima jääda. Väga positiivne on öelda, et see on ikkagi rohujuure tasandilt tulnud algatus, soov. Esimest korda fikseeriti see ära noorte valdkonna arengukavas, mis kehtib kuni 2035. aastani. Sinna said erinevad sihtrühmad anda sisendit ehk et päriselt valdkond on kaasa rääkinud ja ühe siis strateegilise eesmärgi elluviimise tegevustest ongi kvalifikatsiooninõuetel ülemineku käivitamine. Ehk et suur pilt on ette antud, eesmärk on käes, aga siis tekkisidki järgmised suured küsimused. Kes on meie valdkond? Kes on meie valdkonna töötajad? Nagu ma mainisin, siis on see töötajaskonna uuring sai tehtud, mis andis meile tervikpildi parema. Ja siis, kuna me ei ole esimene valdkond, kes on kvalifikatsiooninõudeid ju seadma asunud, seega me tellisime veel ühe uuringu, et õppida siis välisriikide ja sidusvaldkondade kogemustest. Me võtsime aluseks hariduse, sotsiaalvaldkonna ja treenerid ning Walesi ja Malta. Ehk et need kogemused analüüsiti meil ära, õppisime nendest, et mitte samu vigu korrata ja need on siis 3 sellist suuremat allikat, millest me saame rääkida, et me räägime kvalifikatsiooninõuetest, seega jah, õnneks on ikkagi väga tugevasti tulnud valdkonna enda töötajate seast see soov. Väga hea, räägime natukene sellest kaasamisprotsessist ka kogu selle nõuete väljatöötamise juures. Kui sa mainisid noortevaldkonna arengukava, mul selles mõttes nagu positiivsed kõrvad läksid kohe kikki, et tol ajal, kui seda loodi, ma olin ka veel noore staatuses ja ka sain võimaluse seal kaasa rääkida ja on selles mõttes positiivne, et juba siis nähti ette neid asju, mida on vaja siis järgneva 10+ aasta jooksul ühel hetkel võimaluse korral ette võtta. Ja nüüd, kui kvalifikatsiooninõuete protsess on käimas, siis kuidas see kaasamisprotsess siis välja nägi, kaua see võib-olla siis kestis ja tegelikult põnev oleks ju teada ka, et kui palju kirgi see siis küttis? Jaa, siin on kohe suured hoogsad küsimused on kokku komplekteeritud. Kõigepealt ma natukene läheksin veel paar aastat siis kaugemasse ajalukku nii-öelda, et me oleme ju aastaid rääkinud noorte valdkonnas kehtivatest seadustest, noorsootööseadus, huvikooliseadus, nende uuendamisest. Seega tegelikult juba, ma nüüd aastaarvudega võin eksida, ma tahaks öelda 4-5 aastat tagasi toimus nende muutmiseks sisendikorje ja samuti sai ka tegelikult sisendit ka kvalifikatsiooniteemade osas. Aga selline aktiivne ettevalmistamise protsess sai alguse 24. aasta septembrikuus, kus siis sai kokku kutsutud töörühm, kes tegi oma tööd terve aasta, ehk et see ei olnud lühike protsess. Meil olid kaasatud sinna 15 liiget, 2 nendest olid moderaatorid väljaspoolt, ehk et oleks võimalikult neutraalne see asi, ei oleks ühe või teise osapoole arvamuse peale surumine. Ja kaasatud olid siis noorsootöö katusorganisatsioonid, huvihariduse katusorganisatsioonid, ülikoolid, noorteühingud, linnade ja valdade liit, koolijuhtide ühendus, olümpiakomitee ja täitsa võimalik, et ma nüüd unustasin kedagi ära, aga meil, nagu ma ütlesin, 15 liiget oli kokku, ehk et väga lai sihtrühm oli kaasatud, kõik võimalikud erinevad osapooled. Aasta aega käisime koos ja nüüd tegelikult 25. aasta ehk selle aasta juulikuus me jõudsimegi konsensusliku ettepanekuni, ehk et keegi ei olnud selle ettepaneku vastu. Ja 8 töötajate profiili sai selle ära kirjeldatud, nõuded seatud. Ja kui sa küsisid kirgi kütvate teemad osas, neid kirgi oli palju. Meil oli sellised küllalt regulaarsed kohtumised vähemasti 1 kord kuus, saime terveks päevaks kokku, et neid teemasid arutada. Ja seal ikka olid ka täitsa vaidlemisi päris. Käib asja juurde ilmselt, jah? Käib asja juurde, muidu ei oleks ju päriselt konsensusse lõpuks. Ja selles suhtes võib-olla üks kirgikütvamaid teemasid oligi see, et mis on see sihtpunkt, kuhu me jõuda tahame. Et
kvaliteedi ja nõuete osas oli erinevaid arvamusi mitmeid, oli pigem madalad ja lähme lihtsalt ühtlustamise teed. Teiselt poolt olid siis ikkagi, kui me juba räägime nõuetest, räägime kõrgematest nõuetest ja päriselt muudame midagi. Ja eks siis see kirgiküttev osa oligi see konsensuse jõudmine kusagile keskteele kokku, et nüüd me räägimegi miinimumnõuetest. Et alati võib tööandja kõrgemat seada, aga vähemasti miinimumnõuded on ära kirjeldatud. No siit ongi kohe hea otsa küsida, et kui me nüüd tahame siis uut arenguhüpet saavutada, siis kuidas tagatakse, et need kvalifikatsiooninõuded siis päriselt ka peegeldaksid reaalset töö sisu ja mitte võib-olla ainult seda, mis on teoreetiliselt siis kuskil olemas? Ja tegelikult see oli üks meie, ma tahaks öelda, et arutelu keskmes, et me päriselt räägimegi töötavast inimesest, milliseid pädevusi temal on tarvis, et esiteks siis tagada kvaliteet ja teiseks noorte turvalisus. Ehk et need 2 märksõna olid läbivad ka eesmärgi osas, et kuhu me jõuda tahame. Ja kuna meil valdkonnas on mitmeid kutsestandardid olemas, siis esiteks see kutsestandard annab tegelikult väga, minu meelest vähemasti väga hea pildi sellest, mis on päriselt need pädevused, mida töötaja noorega töötades vajab. Ehk et kutsed on keskmes ja teiseks siis meil käis see töö sellisel viisil, et algselt megi rääkisimegi, et mis on need nõuded laiapildilisemalt ja siis me läksime juba detailsemasse. Et me räägime pedagoogilistest kompetentsidest noortega töötavate inimeste puhul ja ja pedagoogilised kompetentsid kirjeldasimegi alles pärast seda ära, kui me leppisime kokku, et see on see üks asi, millega mis on see keskme nõudmine. Väga hea. Detailidest rääkides, siis räägime meie nüüd praktilisest poolest ka natukene. Võib-olla üks selliseid viimaseid blokke meie vestluses siin, et kui me räägime nüüd nendest kvalifikatsiooninõuetest, siis kindlasti üks küsimus, mis võib-olla inimestel õhus on see, et kuidas need ikkagi mõjutavad praegusi töötajaid ja kuivõrd suur sundlus võib siis tekkida, et aeg on täiendõppeks. Jaa, vaat siin ma nüüd viitan tagasi sellele, kus ma ütlesin algselt su küsimusele, et umbkaudu 1/3 võib-olla ei oma neid sobivaid pädevusi. Ja kõige rohkem ta mõjutabki seda 1/3, kuna nemad tõepoolest peaksid siis täiendusõppesse minema. Me planeerime pakkuda siis Euroopa Sotsiaalfondi toel pedagoogiliste kompetentside koolitusi ja eesti keele õppekoolitusi, ehk et oleks võimalik need nõuded täita. Need, kes, ja neid on väga palju Eestis ikkagi, neid, kes juba omavad neid pädevusi, nende jaoks sisuliselt ei muutu peaaegu midagi. Kas, kui palju neid kohti üldse on, kus õppida saab, kas see on nagu mingi kindel nimekiri 1, 2, 3 või tegelikult on neid võimalusi rohkem kui arvata oskaks? Hetkel veel, konkreetselt tänasel päeval, kui me omavahel vestleme, siis neid võimalusi veel ei ole, aga käesoleva SF-i programmi raames koostöös Tallinna ja Tartu Ülikooliga me need täiendusõppe koolitusi hakkame välja töötama, ellu viima. Ja mis ajaraam? Lootus on, et esimesed koolitused võiksid juba järgmine aasta, 2026. aastal inimesteni jõuda. Ja kas need hakkavad siis olema iga-aastased või kuidas see mõte hetkel on? Jaa, igal aastal ja grupid siis vastavalt sellele, kui suur huvi on, et on hästi reaalne, niikaua kuni need nõuded ei ole veel käe ulatuses, siis võib-olla töötajad ei ole ka võib-olla jooksujalu nendele koolitustele osalemas, aga kindlasti mida lähemale see seaduse jõustumine jõuab ja üleminekuperiood, seda rohkem kindlasti huviga tuntakse koolituste vastu. Kas on ka mingi selline 5+ võib-olla aasta plaan, et kui esimesed paar aastat on koolitusi tehtud, siis üks hetk tuleb ju tahes-tahtmata hinnata seda, et kas need koolitused on läinud asja ette, kuidas kvaliteet on tõusnud, kuidas teadmisi on omandatud, kuidas neid praktikasse on pandud ja nii edasi. Ja siis on nagu, et ja mis nüüd, et võib-olla sellest 1/3 on alles jäänud 1/6 näiteks, eks ole, kes vajavad veel täiendusi, et on juba sinnamaani ka mõeldud? No tegelikult need kvalifikatsiooninõuded vastavadki sellele samale küsimusele ära, kuna kvalifikatsiooninõuete osas, ma toon ühe konkreetse profiili näite siis. Noorsootöötaja puhul me näeme ette, et töötaja peaks tulevikus omama noorsootöötaja kutset. Ehk et kutse taotlemisega ta tõendab ära, et need pädevused tegelikult on olemas, mida ta on täiendusõppe raames saanud. Ja kutset, nagu loodetavasti me teame,
tuleb 5 aasta tagant ju uuendada. Ehk et see on selline läbiv protsess, mis hakkab käima ka pärast siis, kui see üleminekuperiood on läbi saanud, ehk et siis lihtsalt ei ole enam sellisel viisil võib-olla riigi tuge, vaid tööandja peab selle vastutuse enda lauale võtma. Noortevaldkond kui karjääriplatvorm, et kuidas hetkelised muudatused, mis hakkavad nüüd järjest siis toimuma ja valdkonda aina kvaliteetsemaks mudima, mis see meie kvalifikatsiooni nõuete kontekstis, või ütleme siis, kuivõrd palju see suurendab karjäärivõimalusi noortevaldkonnas? Noh, kas ma sellele ei oska võib-olla liiga hästi vastata, et kas ta suurendab, aga ise, kui ma olles ju valdkonnas aastaid töötanud ikkagi, siis ma arvan, et ta suurendab seda erisust, et mis on nende pädevuste vajadus, mis on nendel, kes töötavad otsa noortega, millised on need, kes töötavad juhtimise tasandil, ehk et ikkagi juhivad protsesse, arendavad valdkonda ja siis sealt juba ka järgmine samm, et noorsootöötaja puhul on see väga ilusasti illustreeritud kutsestandarditega 5, 6, 7 on ju. Et sellega me oleme ka tegelikult arvestanud just, et juhtimispädevusi peame ka valdkonnas suurendama. Aga me ei saa taestamata mööda vaadata sellest põnevast asjast või teemast nagu palk, sest et teatavasti noorte valdkonnas kohalikul tasandil võib-olla ei hiilata alati nende palganumbritega, taestamata näiteks noorsootöötaja peab olema hunt kriimsilm ja on ju ka oldud mures, et mõnes kohas jõutakse ainult võib-olla ust lahti teha ja minimaalselt pakkuda siis teenust, sest et lihtsalt ootus võib-olla ja palk ei alati ei ole käsikäes. Kas ja kuidas nüüd see protsess võiks ka seda hakata muutma? Jaa, seda protsessi alustades võtsime kohe teadlikult aluseks ka selle teadmise, et palgatoetust riiklikult lähiaastatel kindlasti ei tule. Ehk et me räägime ikkagi nendest võimalustest, mis meil siis töötajatena, tööandjatena valdkonnas olemas on. Ja võib-olla tulevikus, kui me oleme juba selle sammu nii-öelda ära teinud, liikumas selles suunas, siis on see hea alus edaspidiste läbirääkimiste alustamiseks. Aga tõsi on ka see, et tõesti tööandjad peavad arvestama, et kui töötajad on pädevad, professionaalsed, siis neil võib tekkida ootus kõrgemaks palgaks. Et seda ei oska nagu ette hinnata, mis mahus see võib mõjutada, aga teades tõesti, et valdkonnas palk on madal, seda näitavad ka uuringud, siis kindlasti mingit mõju see avaldab. No ma arvan, et siinkohal on kindlasti ka selline nagu soe üleskutse, et igal omavalitsusel on ju endal võimalus väärtustada kindlasti oma võimaluste piires seda ja meie saame ju loota, et need võimalused aina kasvavad selleks, et noorte valdkonda rohkem väärtustada. Aga kuidas kvalifikatsiooninõuded kaasa aitavad noorte teenuste kvaliteedi tõstmisele? Eeldus siis on, et meil on rohkem kvalifitseeritud töötajaid, mistõttu see teenus, mis lõpuks lõpptarbijani ehk siis nooreni jõuab, peaks siis olema ju võiks siis öelda, et pea 15 maakonnas natuke rohkem ühtlustatud või üldiselt keskmiselt kõrgem, on nii? Nii on, aga tasub ka silmas pidada seda, et kvalifikatsioon on üks osa kvaliteedist. Ehk et kvalifitseeritud töötaja toetab kvaliteedi tõstmist, aga see ei ole kindlasti ainus samm, mida tasub ja peaks kvaliteetse teenuseni jõudmiseks ette võtma. Et näiteks Tallinna Ülikool koostöös Tartu Ülikooliga korraldavad kvaliteedi arenguprogrammi kohalikule omavalitsustele ja ma tean, et nüüd oktoobri alguses peaks järgmine grupp teele minema, ehk et kus siis aidataksegi vaadata kvaliteetsele teenusele tervikuna peale, muuhulgas siis kvalifitseeritud töötajale ja aidatakse kirjeldada konkreetse teenuse standardit, mida siis juba teenusepakkujad saavad piloteerima asuda. No aga hea, üks viimaseid küsimusi, kui me mõtleme, et mis siis riik edasi teeb, siis on mul kirja pandud nii, et kuidas tagada, et kvalifikatsiooninõuded tõesti viivad valdkonna väärtustamise kasvuni, mitte ainult bürokraatia suurenemiseni?
Ja see on tegelikult hästi hea küsimus. Selle küsimuse taga selle küsimuse taga võiks olla eeldus, et kvalifitseeritud töötaja võrdub väärtustatud töötaja. Ühtmoodi see tõesti on ka nii. Me räägime sellest, et nagu alguses juba viitasime ja läbi on käinud, et me räägime sellest, et teatakse rohkem, ühiskonnas teatakse, mida valdkonnas tehakse ja seetõttu võiks eeldada, oodata, et ka väärtustatus tõuseb. Aga see on nii lai teema, see väärtustatus samamoodi, nii nagu kvaliteet on, et tegelikult väärtuse kasvatamiseks, väärtusest aru saamiseks me tegelikult, meil on mitmeid tegevusi käimas. Ma nüüd ütlen ühe hästi pika lause või ühe pealkirja. Hariduse noortevaldkonna professionaalide väärtustamise ja ametite atraktiivsuse kasvu kontseptsioon. Ma loodan, see mahub ühele lehele ära selle. Pealkiri on selline väga pikk, et me oskame pikki pealkirja ikka luua, aga selline kontseptsioon sai vastu võetud ja selle raames on ka loodud tegevuskava. Tegelikult kontseptsioonis on siis ülesanded erinevatele osapooltele, kuidas siis tagada seda ühtlasemat väärtustamist ja järelkasvu valdkonnas töötajate seas. Ja seal on ülesanded ka HTM-ile. HTM on juba siis ülesannetele tuginedes järgmise 3 aasta tegevuskava koostanud ja ma nüüd siis kasutan seda kohta võimalust heaks üleskutseks just ja teadmiste ütleme siis heaks üleskutseks ja info jagamiseks. Nimelt, väärtustamise teemal on hästi oluline riiklik samm on tunnustuskonkurss, mida siis 19. aastat hakkame korraldama. Aga oluline on selle juures teada seda, et nüüd septembrikuus ehk et natukene aega tagasi sai vastu võetud uus statuut, uued kategooriad, täitsa nulli võtsime, tegime nii nagu valdkond vaja on, et kõik tunneksid ennast sealt ära ja oluline samm selle juures on ka see, et me räägime esimest korda, et meil on valdkonnas preemiad. See on tore uudis. Ja tegelikult see näitab väga hästi, et kvalifikatsioon on ainult üks osa sellest, et me räägime väärtuse tõstmisest, arusaamise tõstmisest, et meil on väga palju teisi tegevusi ka samaaegselt käimas. No siin oli nüüd väga palju infot üldse meie vestluses, selles osas aitäh sulle, Airi. Kus kohast nüüd meie kuulaja-vaataja võiks ise huvi korral lisainfot minna otsima? Kui rääkida nendest mainitud uuringutest, siis need on olemas noorteseire uuringute andmebaasis. Aga kui rääkida siis kvalifikatsiooninõuete teemast, siis need on olemas Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. Seal on selline üks alaleht on üldhariduse noored. Seal tekib võimalus kvalifikatsioon klikkida ja seal all on kõik see olemas. Sealhulgas töörühma ettepanek, mis on ma praegu nüüd peast ütlen, kas äkki 120 lehekülge pikk dokument. See on ka seal leitav loetav. No nii, et ei ole muret selles osas, et öökapi lugemiseks midagi ei ole tõesti. Väga hea, aga aitäh sulle, Airi, tulemast. Meeldiv oli sinuga vestelda. Ja hea kuulaja-vaataja, me ootame ka sinu tagasisidet ja mõtteid. Nii selle teema kohta, kui sa kuulad meie teisi episoode, siis ka nende teemade kohta kirjuta noorteseire@harno.ee. Mina tänan kuulamast ja kohtume juba järgmises episoodis.